Mööda Eestit ringi sõites meenutan korduvalt, milline oli minu enda tantsu- ja laulupeo kogemus. 2009. aasta üldpidu ning 2011. aasta noortepidu jooksevad siiani filmina silme ees. Noil aastail Kivilinna kooli 4. ja 6. klassi koolipoisina tundsin esimest korda elus ühte hingava inimmassi väge. Taustaks hümnid nagu Merepidu või Tuulevaiksel ööl. Sa oled oma segarühmaga, mis meie puhul oli toona üks Eesti parimaid tantsuklasse, justkui rambi valguse eredaimas vihus. Kohalolu tundus alati garanteeritud ja iseenesest mõistetav. Meid tervitab päikseliselt soe Karksi-Nuia, mis ühelt poolt on Eesti Vabariigi meepealinn, teisalt kirjaniku August Kitzbergi sünnikoht ja Andres vist võib öelda ka, et Eesti rahvatantsu pealinn, sest minu andmetel 10% siinsetest elanikest tegeleb selle suurepärase kunstivormiga. Ja seda imeks pandavam on ka tõik, et naisrahvatantsurühm Marid said üle 20 aasta tantsupeole. Naiste rahvatantsurühm Mari alustas tegevust juhendaja Leili Naela käe all 80ndate keskel. Leililt pärineb ka esimene sissekanne Maride lugu kaardistavas arhiivikogumikus. Nii on täpselt teada esialgse 14-liikmelise Mari eesmärgid debüüthooajaks. Erinevad etteasted Eesti NSV tähtpäevadel ja esinemine 1985. aasta suvel Vabariigi rahvatantsupeol. Seal pakuti igasuguseid nimesid. Ma püüdsin neid meenutada, aga ega väga ei tulnud. Aga mina käisin välja siis sellise nime nagu Mari ja ma mõtlesin, et Mari on üks vana naiste nimi ja on ka Maasikmari või Vaarikas või mis iganes ja sellepärast see Mari jäi. Esialgu nad vaatasid mind küll siukse pilguga, et no miks Mari, aga lõpuks ikkagi otsustati, et see nimi tuli sellele rühmale. Aastakümneid hiljem on Mari endiselt elujõuline. Küll aga on nüüdne koosseis uus ning täis noori teotahtelisi naiste rahvaid, kel õnnestus vabaneda mingis mõttes pikast taagast. Näiteks 11. aprill 2025 oli see päev, mil kõik tantsurühmad said teada, kas nad pääsesid peole. Naisterühm Mari on samuti nende hulgas. 94. aasta oli viimane kord, kui Marid üldtantsu- ja laulupeol osalesid ja hooajast 2003-2004 pärineb ka albumi sissekanne. Eeloleva hooaja suurim ja tähtsaim ettevõtmine on kindlasti üldlaulu- ja tantsupidu, kuid arvestades sellega, et igaüks peab oma kulud ise kandma, loobusime rahalistel põhjustel osalemast. See tähendab seda, et Marid said ka tegelikult pärast 94. aastat veel tantsupeole, aga finantsilised piirangud tõmbasid sellele kriipsu peale. Kõik teevad palju tööd, on ju, aga naistel kuidagi see tahtmine oli natukene teisem, sest et segarühmadel nagu see konkurss ja oli Sakala plokis natukene vähesem kui näiteks naistel, kellel ongi kõige rohkem tantsijaid üldse konkureerimas. Ja siis see hirm välja jääda või et issand, me teeme nii palju tööd ja siis, et ja kui me ei saa, on ju, et nagu nad on kõik nii arvestanud sellega ja mõtlenud selle peale. No ikka oli eriline, eriti sükeste eriliste naistega koos minnes. Et no me tajusime kogu aeg, et see piir on õhkõrn, kas saame või ei saa. Ja mina isiklikult lootsin, et me kõik lootsime, et me saame, aga mina isiklikult valmistasin ennast ette, et äkki pigem ei saa, et siis on nagu parem, lihtsam seda üle elada. Aga see oli ikkagi võit ja ma ei tea, meie naised on selle täiega ära teeninud. Liina kiitustega kokku ei hoia, kui küsin, mis teeb tema trupi eriliseks. Sellepärast, et kõik on ja-inimesed. Ja, teeme, ja teeme. Hakkame tegema ise rahvariidi tõmblema, kuigi enamus neist tõmblas viimati näiteks, ma ei tea, 20 aastat tagasi põhikoolis. Noh, davai, hakkame tegema, sest meil pole raha, et tellida, et keegi õmblaks meile seelikut. Davai, teeme lisatunde, teeme. Lähme Itaaliasse reisile, lähme, maksame ise kõik kinni, kui vaja. Ja siis, no mida iganes. Et ükskõik, kes mida välja pakub, kõik on nagu, ja teeme. Viimase 10 aasta jooksul on Marid veel korra saanud tunda tantsupeole püüdlemise pinget. Siis sõi stress grupi nõnda ära, et mittepääsemise järel paljud lahkusid.
2 aastat on Marid suutnud enda tuumikut suuresti säilitada. Olulise panuse on andnud naiste juhendaja 29-aastane Birgit Vallas, kes oli praeguse väljakutse suhtes esiti skeptiline. Miks ma ise näiteks alguses ei tahtnud tegelikult naisrühma juhendada, oligi see, et minuni olid jõudnud kas kuuldused või mõtted sellest, et naisrühmas on hullult õõrdumisi ja tülisid ja kõik kogu aeg kaagutavad ja kaklevad ja hull nääklemine käib, on ju. Et noh, ja minu jaoks on siis Marid nagu täiesti vastupidist tõestanud. Mis sa ise tunnetad, mis teeb ühest juhendajast hea juhendaja? Julgust peab olema eksida. Piisavalt enesekindlust peab olema, et kõiki neid asju läbi viia selles mõttes, et sa pead olema tegelikult kogu aeg nii mitmes erinevas rollis, et sa oled bussijuht, psühholoog, pastlaparandaja, sa oled kõik asjad nagu ühes selles. Meil need viimased 2 aastat, ma ütlengi, et need inimesed on kõik sellised, et nad ütlevad välja oma arvamuse, nad on hästi palju ka nõus kõigega, mis teised ütlevad, igaüks ise tahab panustada. Ei ole see, et mina rühmavanemana mingi rööprähklen siin, oi, teen kõiki asju, on ju. Ei ole, ma isegi ei pea kellelegi ütlema, et palun nagu, kes viitsib tegeleda selle või selle asjaga. Igaüks ise pakub, ma teen seda, ma tellin mingi trennisärgid, tegelen nokamütsidega, no mis iganes. Et see on nii äge, et kõik panustavad ja keegi nagu ei solvu mitte millegi peale. Ja me annamegi järgi ka kohe. Just märksõnad ühtekuuluvus või tiimitöö on need, mis on Marisid headel aegadel hoidnud kõrgel ning kaitsnud mõõnaperioodidel. Maridega meil olid igasugused hooaja lõpetamised, igasugused sünnipäevade pidamised, sellised kokkusaamised ja kostüümidega tegime selliseid erilisi vahvaid õhtuid. Ma arvan, et videos neid ei ole, aga nad on piltide peal. Et kui me ikka kostümeeritult tegime seal nalja, meil ei olnud pealtvaatajaid, vaid meil lihtsalt endal oli väga huvitav ja põnev. Et meie Karksi nuia visiit liiati lihtsalt ei lõppeks, siis tegime Andresega võidu peale, kes saab pastlat kiiremini ja õigesti endale jalga. Tähelepanu, valmis olla, start! Juba hädas. Oota, kas sai õigesti, mis sai? Milleks saaks pidanud meile sukad ka jalga panema. Siin peab... Ei, aga ma tõmbasin... Tähendab, sa ütlesid, et peab jalga panema. Seda stiili puhtust me saame hiljem vaadata. Kui kaugelt vaadata, kes õigesti pani? Mõlemad panid suures õigesti. Aga kes võitis siis? Sina, sest sa oled kiirem. No palju õnne! Järgmine kord paremini.